Tervitus jälle, kõvad kimajad. Täna on meil teemaks pisikene ümberehitus. Mitte, et me selle 10-15 minuti jooksul jõuaks selle ratta kohe ümber ehitada, ehk siis tegemist on meil supermotoga, aga tänavad on jäänud omanikule kitsaks ja tahab minna ka põllu peale või krossirajale, ehk siis tarvis on sellele supermototsiklile krossi või enduro velgi siia alla, millele saaks siis kärnad peale panna. Kõige lihtsam on loomulikult minna suvalisse motopoodi või võtta lahti eBay ja osta konkreetsele mudelile sobivad rattad. Paljud aga ei taha niisugust kulutust teha ja otsivad kasutatud rattaid, mis siis võib-olla ei ole konkreetse mudeli omad. Ehk siis meil on tegemist praegu Suzuki DRZ-iga, mis on tehasest tulles juba supermoto. Supermoto tähendab siis 17-tolliseid velgi, siia peale sliki sarnaseid rehve, mis on veidikene ära musterdatud, et saaks ka kruusateed sõita. Taga on lai 160 või 150 rehv, ees on siis standardne 120-70, nii nagu paigil. Ja mis erinevus on siis enduro ja krossi väljel on see, et endurat sõidetakse 18 tolli tagaväljaga, krossi sõidetakse 19 tolli tagaväljaga. Miks ei saa nüüd antud 17 tollisega minna põllu peale on see, et lihtsalt ei leia sellise mõõduga kärnrehvi ja isegi kui siia peale leida, siis need väljad on liiga laiad igasuguse kärna jaoks, mis tähendab seda, et sisuliselt me moodustame endale mingisuguse 17 tolliste ratastega traktori. Ja sõidumõnu ja sõiduomadused ei ole sugugi need, mis siis krossikal või siis endurokal. Meili teel küsitakse, näed, ma leidsin kuskilt Yamaha väljed, kas ma saan need panna Suzukile? Minu vastus esimene on see, et tõenäoliselt saab, aga tarvis on ennem teha mõõtmised. Täna me räägimegi sellest, millised on need mõõtmised ja millised on need olulised parameetrid siin rataste juures, et me saaksime otsustada, et näiteks 3, 4 või 500 euro eest ostes kasutatud komplekti teise tsikli oma, me saame panna selle enda tsikli külge. Ehk siis meil on mõned olulised parameetrid. Meil on oluline parameeter võlli läbimõõt, rattavõlli siis. Meil on oluline parameeter piduriketta asend siis rummu tsentri suhtes ja tagaratta juures meil on kõige olulisem parameeter ketiratta ja piduriketta vaheline kaugus. Need küljepuksid või otsapuksid, oleneb kust poolt vaadata, neid õnnestub treida suhteliselt lihtsa meetodiga, nii et velje tsentreerimine võlli peal ei ole probleem. Küll aga on suurem probleem tõepoolest siis pidurisuporti ja õige ketijooksu omavaheline nii-öelda vahekaugus. Meil on sisuliselt tarvis ühte metalljoonlauda ja tavalisi elementaarseid padrunvõtmeid selleks, et siis rattad alt ära saada. Teeme selle protseduuri ära ja ma näitan ära, millised on need olulised parameetrid, et inimene saaks siis hakata otsustama, kas antud kasutatud teise tsikli väljakomplekt sobib või mitte. Nii, mis meil siin vaja on siis? Meil on tarvis 10 võtit ja 22 padrunit vist tundub nii. Ei ole, 24 on. Nii, nüüd me oleme siit kätte saanud siis ratta ja millised on need parameetrid, mis siis nüüd siit mõõta tuleb. Ehk siis esimene asi on see, et ratas peab meil asuma kindlasti siin esihargi ehk siis kahvli keskpaigas. Nii et tsentreerimise suhtes on see oluline. Aga esimene kõige nii-öelda lihtsam on mõõta ära võlli läbimõõt, ehk siis sellesama rattavõlli läbimõõt, kui me oleme näiteks, kui me teame, et siin Yamahal on võlli läbimõõt 22 mm ja meil on Yamaha rattad kuskil heas pakkumises, siis antud tsikli puhul tuleb siia lihtsalt supler peale panna ja ära mõõta. Tegemist on 20 võlliga, 20 võlli kasutab ees näiteks KTM vanematel mudelitel ja siis Husaberg kuni aastani
2003, kui ma ei eksi. Nii et siia sobiks ette väga hästi KTM-i ja Husabergi esirumm, ilma et oleks isegi mingid laagrid sees tarvis hakata vahetama. Kui nüüd see võlli läbimõõt ei klapi, siis on alternatiiviks teha sisse hülsid või puksid, aga loomulikult ei saa panna avast läbi jämedamat võlli, kui parasjagu see rumm või siis ratas, mis nüüd saadaval on, ehk siis kui meil on väga odav müügis olemas vana KTM LC4 rattad, kus rumm on 17-se siselaagri mõõduga, siis selge on see, et sellele tsiklile seda velge osta pole mõtet, sellepärast et seda sinna füüsiliselt alla panna ei saa, kuna 17-sest avast ikka 20-st võlli läbi ei topi. Nii, ja antud näitajate kohta on mõistlik teha endale üks nii-öelda märge selleks, et ei läheks peas asjad sassi, ehk siis tegemist on esirattaga, joonistada siia üles nii-öelda esihark, siis kirjutada üles võlli läbimõõt 20 millimeetrit ja edasi tuleb ära mõõta siis esihargi vahekaugus ja pidurisadula asend. Pidurisadula nii-öelda tsentri asend siis ühest, kuidas ma ütlen siis, jalast või putkest või kuidas iganes teda tore nimetada on. Selleks on siis kas suurem või väiksem metalljoonlaud hea. Metalljoonlaud sellepärast, et see ei paindu kuskile ära ja sellega saab nagu turvaliselt neid vahemaid mõõta. Antud juhul on meil tegemist 147 millimeetrise nii-öelda mõõduga. Eriti täpse mõõdu saab siis, kui see võll panna siia sisse, sellepärast et see tsentreerib ära kenasti siis need putke alumised nii-öelda otsad. Nii et see mõõt on oluline ja järgmine oluline mõõt on siis, mida ma pean silmas selle pidurisadula tsentri osas. Pidurisadula tsenter piduriketta mõttes on siis vot see punkt siin. Ehk siis meil on tarvis selle punkti kaugust sellest sisepinnast. Selle alusel me saame siis teostada juba nii-öelda pukside joonise. Seda saame me mõõta metalljoonlauaga iseenesest, aga kõige lihtsam selleks, et siin ei läheks mingite millimeetritega metsa, on seda teha selliselt, et võtta seesama ratas, mis me siit alt ära võtsime, võtta siit puksid välja ja panna ta siia võlli peale niiviisi, et me saame teda kenasti liigutada siin võlli peal täpselt sellisesse asendisse, nagu meil tarvis on. Teeme selle ära, siis peaks olema pilt selgem, kuidas ja mismoodi neid parameetreid siis mõõta saab. Nüüd selle liigutusega me oleme saavutanud selle, et meil on ratas täiesti vaba siin võlli peal ja me saame teda vajadusel nihutada paremale või vasakule ja sellega, kuna meil ketas asub nüüd ilusti selle pidurisadula tsentris, siis on meil siit imelihtne ära mõõta selle kaugus selle võlli otsani. Ja täpselt 15 millimeetrit on siis piduriketta välispinna ja selle vasakpoolse amordi sisekülje vahe ja ärge segamini ajaga seda, et millal te mõõdate piduriketta välispinnast, millal te mõõdate piduriketta sisepinnast. Kuna piduriketta enda paksus on ka 3–5 millimeetrit, siis vahest võib sellega endal kogu joonise kogemata sassi ajada. Ja tegelikult on nüüd niiviisi, et peamised parameetrid, mis teil on velgede ostmiseks tarvis, on iseenesest juba kirja saanud. Võlli läbimõõt, et see ei oleks siis väiksem ja rummu nii-öelda asend siis pidurisadula suhtes on teil ka ära fikseeritud ja selle te saate juba ära mõõta, kui te lähete velgi ostma. Tagaratast ma hetkel ei hakkagi alt ära võtma, sellepärast et siin ilma ratast peal olemata saab need parameetrid palju paremini ära näidata, mis on siis kõige olulisemad. Täpselt samamoodi tasub see ratas sinna alla panna siis niiviisi, et me võtame küljepuksid küljest ära, paremapoolse ja vasakpoolse küljepuksi võtame välja, sellega me tagame selle, et
see rumm on meil liigutatav võlli peal ja parameeter, mis peab 100% klappima, pluss-miinus seal 1-2 millimeetrit, on siis piduri, ketta ja ketiratta omavaheline kaugus. Sellepärast, et pidurisadula asendit reeglina Crossi, Enduro ja Supermoto rattal seal muuta ei saa ja ketiratas peab siis samamoodi olema õiges sihis juba mootori külge kinnitatud pisikese ketirattaga, vastasel juhul hakkab kett jooksma siin peal täiesti viltu ja sööb esimese ja tagumise ketiratta ära ja halvemal juhul võib siit pealt juba maha visata. Kui need parameetrid omavahel klapivad, siis jälle otsapukse treida on ainult treiali leidmise küsimus, reeglina küsitakse selle eest mingi 10-15, võib-olla 20 euri ja on teil see asi lahendatud. Nii et kõige olulisemad, võlli läbimõõt ja piduriketta ja ketiratta omavaheline kaugus. Kui nüüd need asjad ei klapi, ehk siis seda rummu meil seda vahemaad väiksemaks pole meil kuidagi võimalik tegema hakata. Selleks me peaksime hakkama freesima seda pinda siit maha. Freesimine, loomulikult leiab ka freesi ja leiab ka freespingi, aga see muudab juba selle töö kulukaks ja siis tekib küsimus, kas seda on mõtet teha võrreldes nende velgede ostuhinnaga. Küll aga kui see vahemaa on meil liiga väike, siis suurendada me saame seda vahemaad alati, pannes siia vahele kas siis distantsseibid või distantsflantsi. Mõttekas on seda teha kuni 5 millimeetrini, kui see on juba rohkem kui 5 millimeetrit, siis võib see konstruktsioon minna keerukaks ja poldid liiga pikaks ja tekitada siin mingisugused sellised lõikedeformatsioonid. Nii et ma loodan, et sellisest lihtkiir mõõtmisjuhendist oli natukene abi, kas siis asjalikumal vennal endale velgede ostmisel ja soetamisel, või siis neile, kes seda ise ei oska mõõta, vähemasti on see abiks selles mõttes selgitamisel, et milliseid parameetreid on tarvis võrrelda, ennem kui endale osta suvalise teise ratta väljed alla. Tänaseks lõppsõnaks on see, et kui te siiski peate endale liiga kulukaks osta siis Supermoto väljede asemel Crossi või siis Enduro väljed, siis minu soovitus on sellest hoolimata mitte teha seda viga, et muuta oma supermototsikkel endale eluohtlikuks sellega, et otsida siia ikkagi mingit moodi kuidagi peale minevad kärnrehvid, mis tähendab seda, et tegelikult pisikese läbimõõduga 17-tollised rattad võivad ennast kuskile auku või kraavi nii mõnusalt sisse kaevata, samas kui Crossi Enduro väljega, kus siis ees on 21 tolli, mille kõverusraadius on oluliselt suurem, oleks see sama koht väga hästi läbitav. Nii et sõitke turvaliselt.